ja mul vist selleks korraks viimane visiit siis pooleldi jääs või isegi tervelt täna jääs, ei pooleldi natukene lahti. Siirbeki parki siia tiigi äärde. Linnud on kuskile vehkat teinud, nad on seal eemal jah, see linnavaitus on meile mingeid seemneid ja midagi toitu pannud sinna poole, nad kõik kogunenud söögi juurde. Ja mõned seisavad seal jää peal ka, mõned seisavad seal jää peal käima. Ühesõnaga, eile oli rongiõnnetus, lõppes surmajuhtumiga siin, palju haavatud oli ka, mingi seina müür varises kuskile rööbaste peale. Nii et kogu rongiliiklus on välja lülitatud, mis on tore uudis jutumärkides, aga ei maksa liiga närvi minna, sellepärast, et päris inimene on nagu ära surnud, aga samas Renfel on siiamaani rongid, mis sõitnud 2 aastat tagasi, nii et kolisevad. Mäletan, kui ükskord oli, kui ma elasin Kataloonias, ma elasin terrassas ja siis oli ka mingi lumi ja siis tegi nii, et kõik rongid läksid nagu poole tee peale, siis ma hakkasin mõtlema, et mis kuradi rongi peale minema, et koju jõuda. Mis rongi jaoks oleks terrassal nagu poole tee peale enam vähem. See on äkki Manresa rong ja oligi. Nii et täiesti õige suhtumine. Mäletan, mul see Renfe rongijaam oli teisel pool linna ja ma elasin selle Katalaani selle rongifirma läheduses tegelikult. Ma pidin marssima läbi öö, läbi selle linna, mäletan, läbi lume. See on ilus mälestus. No jah, kahju on ära minna, kahju on ära minna. On ainuke turism muidugi. Aga mis sa teed? Käisin ühes kinnisvarafirmas mööda. Seal oli üks mingi väike stuudio Pööniga korter müügi 110 000 eurot. Pluss 110 000 eurot. Teed peaks rohkem olema, siin kütmine läheb juba ja igasugused maksud ja ma ei tea, kuidas ma pean Manresasse saama, ma ei tea, kuidas, ma vaatasin, et 2 võimalusel rongid hakkavad käima, mingi äkki 1:30, äkki, aga see pole kindel, ma saan nagu Viki ja Vikist seesama roostes bussiloguga Manresasse, aga see on ka õudne kolistamine. Teine variant on see, et see on mul väljaspool nagu öeldakse mugavustsooni, et minna Bergasse bussiga ja Bergast, seal on mingi 7 minti aega vahetada, ma ei ole kunagi Bergast käinud. Et sealt minna, aga selle positiivne on see, et kui ma seal ära käin, siis ma edaspidi oskan rohkem bussidega ringi kolistada kui praegu. Et inimene õpib, igal õudusel on oma positiivne küll. Aga jah, ma võib-olla üritan selle Berga bussiga seigelda, ei tea, kas ma kohale ka jõuan, see on pahva. Au, libe. No nii, aga jah, juhtub selline jama. Ja ma uudiseid vaatan ikka. Välismaal kui olete, siis ikka uudiseid vaatama, sellepärast, et kui vaata, lähete nagu lainaadus näol rongi jaama, pärast ei ole ühtegi rongi, eks. Tuleb vaadata. Teine õnnetus oli ka, 2 õnnetus oli, sellepärast nad nagu kontrollivad seda, ma ei tea, kas pool päeva, terve päeva, kaua nad kontrollivad neid rööpaid. Aga jah, jalad on ka natuke läbi. Eile ma hävin nunda, kas sadama olin sellel tee, mis vanasti oli see salakaubavedajate tee. Salakaubavedajad, ikka aru sada, mitte kõige meeldivam tee, et piirivalvur onud ei tuleks liiga huvi tundma. Ja sealt tuli mul umbes mingi 4-5 kilti nagu visata. Nagu peaaegu mudas ja ligas panin seal. Aga ilusad aasad olid ja hobused olid seal ja jah, see oli päris pikk teekond. Aga kui ma siin elaks, siis ma hakkasin pidevalt muidu Prantsusmaal matkamas. Miks ka mitte. Aga olgu, ma rohkem ei lobise, ma loodan, et ma saan täna Manresasse. Kui ei saa, et on jama.